Käesolev video käsitleb peamisi samme, mida Excellent Booksi kasutaja peab tegema seoses majandusaasta vahetumisega. Majandusaasta lõpetamise ja uue majandusaasta alustamise toimingud Excellent Books tarkvaras tagavad andmete järjepidevuse ja korrektsuse. Meie tarkvara kannab arvestusaasta lõpul kontode lõppsaldod automaatselt uue aasta algsaldodeks ja samuti alustavad tulu-kulukontode saldod uue aasta alguses lihtsalt taas nullist. Ja kuigi arhiveerimine pole vajalik ja saldod kantakse üle automaatselt, tuleks siiski uue majandusaasta alustamiseks läbi viia mõned toimingud ja üle vaadata teatud seadistused. Ja siin tuleks olla tähelepanelik, sest need seadistused tuleks üle vaadata ja ette valmistada juba enne uue majandusaasta algust. Kui teie ettevõtte majandusaasta ühtib kalendriaastaga, siis soovitame nende toimingutega alustada näiteks detsembris. Ning veel ka teine tähelepanek, kui teie ettevõte kasutab andmevahetust väliste süsteemidega, näiteks on teil pangaliidestus, e-arved, Scoro, Telema või midagi muud sellist, siis peaks uus arvestusaasta ja uued numbriseerijad olema loodud juba enne, kui vana majandusaasta lõpeb. See on väga oluline, selleks, et uue aasta esimesed dokumendid jõuaksid teisest süsteemist ilusti Booksi. Ja nüüd järgnevalt käime läbi 6 olulist sammu, mis aitavad teil Booksi tarkvaras majandusaastat lõpetada. Esimese asjana vaatame üle arvestusaastad. Selleks läheme moodulisse Finants, valime siit seadistused ja siit klikime lahti arvestusaastad. Nüüd siin aknas peab olema sisestatud reaalne ettevõtte põhikirjas kehtiv majandusaasta, mis ei pruugi alati ühtida kalendriaastaga ja käesolev videojuhis ongi mõeldud nendele, kelle majandusaasta lõpeb 31. detsembril. Ja siit aknast saate siis sisestada info uueks aastaks. Nagu siit näha on, siis aastat 2026 ei ole veel sisestatud. Panemegi selle nüüd siia kirja. Ja alati, kui te siin mingeid muudatusi teete, siis ärge unustage salvestada. Ja siin arvestusaastate puhul on väga oluline jälgida, et arvestusaastad oleksid sisestatud kronoloogilises järjekorras ülevalt alla. Kuupäevad ei tohiks kindlasti kattuda ja perioodid peaksid olema lisatud järjestikku. Ja veel tuleb kindlasti ka meeles pidada, et eelmisi arvestusaastaid ei tohi mitte mingil juhul kustutada ega ka nende järjekorda muuta. Ja järjekordselt siin meeldetuletus, et kui teile saabuvad Booksi andmed mõnest teisest süsteemist, jällegi teil on näiteks pangaliidestus, e-arve, Scoro, Telema ja nii edasi, siis peab uue arvestusaasta sisestama juba enne vana lõppemist. Lisaks sellele, et arvestusaastaid on võimalik sisestada käsitsi, on tegelikult Booksis olemas ka automaatne funktsioon, mis teeks seda teie eest. Selle hooldusfunktsiooni leiate moodulist üldine. Siit valite funktsioonid ja siit klikite hooldus. Ja siin on näha hooldus nimega Head uut aastat. See funktsioon on abiks raamatupidajatele, kellel on andmebaasis väga palju ettevõtteid ja nad peaksid hakkama käsitsi neid aastavahetuse seadistusi tegema. Ja selle Head uut aastat funktsiooni kohta leiate rohkem infot ka meie kodulehel asuvast juhendist. Järgmiseks vaatame üle numbriseerijad. Numbriseerijate nägemiseks võtke näiteks moodul müügiarved. Siit valige seadistused ning siit otsime numbriseerijad ja arved. Booksi tarkvaras saab dokumentidele numbriseerijaid seadistada erinevates moodulites. Seega ärge unustage üle käia ja uuendada absoluutselt kõiki mooduleid, kus teil numbriseerijad reaalselt kasutusel on. Ja kui näiteks varasematel aastatel pole dokumentidele numbriseerijaid määratud, näiteks mingis moodulis on see aken täiesti tühi,
siis ei ole kohustuslik ka uueks aastaks numbriseerijat määrata. Ja numbriseerijaid on samamoodi võimalik täita nii käsitsi kui ka eelnevalt mainitud hooldusfunktsiooni head uut aastat abil. Ja käsitsi täitmiseks jääme siiasamma müügiarvete moodulisse. Siit valisime seadistused, võtsime arved ja nüüd lisamegi aasta 2026 kohta uue numbriseerija. Ja vajutame salvesta. Ja kui te olete nüüd siin aknas numbriseerijad ära seadistanud, siis vaadake kindlasti üle ka kõik teised numbriseerijad, mis selles konkreetses moodulis on. Näiteks siin müügiarvete moodulis on veel eraldi numbriseerijad ka laekumiste kohta. Et kindlasti vaadake üle ka siit, mis seeriaid teil juurde vaja oleks. Ja niisamuti käige üle ka kõik teised moodulid, milles vähegi võib numbriseerijaid veel olla ja kus on vaja neid seadistada ja täiendada. Ja siinkohal jällegi meeldetuletus, et kui teie puuksi saabuvad andmed mõnest teisest süsteemist, siis peate looma uue numbriseerija juba enne vana arvestusaasta lõppu. Numbriseerijatega võivad kaasneda ka mõningad lisatoimingud. Näiteks kui kasutate ettemaksuarvete jaoks eraldi numbreid, siis peab olema siinsamas müügiarvete moodulis numbriseerijate seadistuses kirjeldatud ka eraldi rida ettemaksuarvete jaoks. Ning ka uue majandusaasta kohta peab lisama numbriseerijate seadistusse eraldi rea ettemaksuarvete jaoks. Seadistamegi nüüd ära ettemaksuarvete numbriseerija 2026 aasta tarbeks. Selleks jääme siiasamma müügimoodulisse, võtame jällegi seadistused ja siit otsime üles numbriseerijad, arved. Selle uue rea lisamine käib täpselt samamoodi nagu arvete puhul, lihtsalt kirjutage üles sobiv seeria vahemik ja määrake ära ka kuupäeva vahemik, kuna see seeria peaks täpselt kehtima. Ja nimeks soovitame panna näiteks ettemaks, et siis on ilusti eristatav siin, et see seeria kehtib ainult ettemaksude puhul. Ja vajutage salvesta. Nüüd selle akna ma jätan korraks endale siia lahti, sest nüüd lähme vaatame üle ka müügihalduse moodulist, et ettemaksud oleks õigesti seadistatud. Siit võtame lahti seadistused ja ettemaksud. Ja siin tuleks jälgida nüüd seda numbriseerija välja. Et siin numbriseerija väljal peaks olema kirjas ettemaksuarvete numbriseerija esimene number. Ehk siis see number, mis me sisestasime siia alates välja alla oma ettemaksudele. Ja kui siin on mingisugune teine number, siis lihtsalt kopeerige siit see numbrivahemiku esimene number, pange siia ja vajutage salvesta. Teine numbriseerijatega kaasnev võimalik lisatoiming on seotud isiku numbriseerijaga ja neid välju tuleks teil muuta ainult siis, kui need on olnud teil ka enne täidetud. Et kui need on tühjad, siis te ei pea mitte midagi muutma. Aga kui te olete näiteks isikukaartidel eelnevalt kasutanud ja määranud kasutajale oma numbriseerijad, siis uuendage neid kaarte järgnevalt. Kõigepealt minge moodulisse üldine, siit valige registrid, võtke lahti isikud ja siit valige siis vastav kasutaja, kellele te numbriseerijad määranud olete ja võtke siit lahti numbriseerijad. Ja siia siis valige uus algusnumber uuest majandusaasta numbriseerijast ja peale muudatusi kindlasti vajutage salvesta. Ning on olemas ka kolmas võimalik lisatoiming, mida tuleks teha siis, kui olete eelnevalt kasutanud ja määranud oma üldised numbriseerijad. Ja siin on jällegi sama tähelepanek, et neid välju tuleks muuta ainult siis, kui need on olnud teil ka eelnevalt täidetud. Et kui need on tühjad,
siis järjekordselt mitte midagi muutma ei pea. Aga kui te olete eelnevalt üldiseid numbriseerijaid kasutanud, siis uuendamine toimub järgnevalt. Jääme siia samasse üldisesse moodulisse, võtame lahti seadistused ja siit otsime üles numbriseerijad ja vaikimisi. Ja siia siis valige jälle uus algusnumber uuest majandusaasta numbriseerijast. Ja peale muudatusi ärge unustage salvestada. Järgmisena vaatame üle aruannete perioodid. Aruannete perioode saab Booksis igal ajal juurde lisada või siis ka olemasolevaid muuta. Ja meie soovitamegi lisada uue aasta aruannete perioodid tegelikult alles siis, kui juba on vaja vaadata aruandeid uue aasta kohta. Ja aruannete perioode on ka siis võimalik täita käsitsi või ka hooldusfunktsiooni Head uut aastat abil. Meie vaatame praegu käsitsi seadistust ja selleks jääme siia samasse moodulisse üldine. Siit võtame lahti seadistused ja siit valime aruannete perioodid. Ja siin uue rea lisamiseks klikime numbrile 1. See aktiveerib terve rea ja nüüd vajutame Enter klahvi. Tekib uus rida, kuhu saate nüüd lisada uue aruande perioodi. Panemegi siia kirja aastaks 2026 uue perioodi ja kindlasti ka salvestame. Ja perioode on võimalik seadistada aastate kaupa, nagu siin on näha see 2025, 2026. Aga kui te soovite, et aruannetes oleks võimalik igat kuud eraldi valida, siis võite lisaks lisada ka aastate rea alla iga kuu eraldi. Näiteks nagu on siin näha aasta 2025 kohta. Et iga kuu jaoks on täiesti eraldi vahemik. Ja kui see seadistuste rida peaks saama täis, siis võite kustutada ära vanemad perioodid, vajutades hiirega jällegi rea aktiivseks siit rea numbri pealt ja lihtsalt siis vajutate backspace'i ehk kustutusklahvi. Ja see rida kaob lihtsalt siit ära. Ja muidugi peale kõiki muudatusi vajutage kindlasti salvesta nuppu. Ja nüüd järgmisena vaatame üle konto ja bilansi kirjelduse. Selleks võtame kõigepealt mooduli Finants. Siit valime registrid ja klikime lahti kontod. Nüüd kõigepealt tuleks kindlaks teha, et tarkvaras oleks olemas majandustulemuste konto. Näiteks minul on siin selle jaoks konto 8999 nimega arvestuslik tulemus. See konto number ja nimi ei pruugi teil üldse sama olla, aga põhimõte peaks olema sama, et seda kontot kasutatakse kasumi või kahjumi ülekandmiseks. Ja see konto ei ilmu kasumiaruandesse ega bilanssi, aga ta on vajalik, et saaks majandustulemused üle kanda. Ja kui sellise põhimõttega kontot teil kontoplaanis üldse kirjas ei ole, siis saab selle luua väga lihtsalt siinsamas kontode aknas, vajutate rippmenüüst Koosta ja uus konto. Ja standardseadistusega on see konto bilansi kirjelduse real number 1085. Ja nüüd olekski vajalik kontrollida, et kas bilansi aruande kirjelduses on rida 1085 üldse olemas. Selle konto jätame praegu siia lahti. Ja selleks võtame siit samast finantsmoodulist seadistused, võtame siit aruannete seadistused. Nüüd klikime lahti bilansi ja otsime siit rea 1085. Ja jällegi teie aruandluses võib see rea number erineda, aga kindlasti peab olemas olema see, et kui sa selle rea lahti klikid,
siis siin peaks olema kirjas see arvestusliku tulemuse konto, mida me kontoplaanist enne vaatasime. Et mul on näha täpselt sama numbriga konto on siin bilansireal ka olemas. Nüüd räägime majandusaasta lõpetamise kandest. Kuna Excellent Books toetab mitmeaastast andmebaasi, on algsaldode ülekandmine automaatne ja tulu-kulukontode saldod algavad nullist ning ainuke aasta lõpetamise kanne, mis Booksist teha tuleb, on kasumi või kahjumi kandmine jooksva aasta kasumirealt möödunud perioodi kasumiks või kahjumiks. Ja see kanne sisestage siis, kui olete lõppenud aasta üle kontrollinud ja tulemused ka kinnitanud. Ja selle majandusaasta lõpetamise kande sisestamiseks jääme siiasamma finantsmoodulisse. Siit valime registrid ja kanded ja teeme siit uue kande. Kande kuupäev tuleb panna lõppeva majandusaasta viimane kuupäev. Valime siit 31. detsember. Kui aasta lõppes kasumiga, siis debiteerige kontot arvestuslik tulemus ja krediteerige kontot eelmiste perioodide jaotamata kasum. Ja kui aasta lõppes kahjumiga, siis pange debet ja kreedit kandel lihtsalt vastupidi. Seejärel salvestage kanne ja vaadake üle aruanded, bilanss ja ka saldoaruanne. Kontrollige kindlasti üle, et jooksva aasta kasumissumma oleks bilansis 0 ja et bilanss oleks ka tasakaalus. Ja isegi kui esmane kanne polnud korrektne, soovite midagi parandada, siis seda on tagantjärgi võimalik teha ja võite ka debeti kreediti ära vahetada. Viimase sammuna tuleks majandusaasta vahetumisel üle kontrollida ka palgamooduli seadistused. Kindlasti tuleks vaadata, et need vastaksid uuel kalendriaastal kehtima hakkavatele riiklikele arvestusmääradele ja neid kehtivaid määrasid saate alati vaadata Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Ning kui te kasutate meie palgamoodulit, siis saate oluliste seadistuste kohta täpsemalt lugeda ka meie kodulehel asuvast juhendist. Meil on siin olemas majandusaasta lõpetamise juhend ja siin kõige all on olemas info palgamooduli seadistuste kohta. Ja need 6 sammu aitavadki teil Excellent Booksis majandusaasta vahetuse sujuvalt läbi viia. Tänan kuulamast ja täiendavate küsimuste korral leiate põhjalikumad juhendid kas meie kodulehelt või saate võtta ühendust meie kliendi toega.